Tibud tulevad meil Soomest, Haavist on Siitoskanala farmist ühepäevastena, mil me paneme nad tibulasse, kus peab esimesed nädalad olema väga soe temperatuur üle 30 kraadi. Siis me kasvatame nad järjepanu üles, söödame, kuni kuskil 20 nädalaselt on nad munemisküpseks valmis ja siis me toome nad tibulast kanalasse üle, kus nad siis hakkavad munema. Ja selliselt toimime kuskil kolmel korral aastas. Tsükkel on selline. Siis see kana muneb meil umbes aasta ja kui ei õnnestu elusalt müüa, siis me lenda tapamaja, kus me siis toodame ülejäänud kanadest supikana. Sööda me muretseme nõnda, et me ostame selle kõik kokku, ise me vilja ei kasvata ja kui see sööt on, ütleme, hoolega tehtud, täpne ratsioon, on välja arvutatud energia ja valgusisaldus ja kõik ja mineraalid ja vitamiinid, siis see tagab hea munevuse. Kuidas teil need ülesanded on ära jäänud? Need on kuidagi aja jooksul kujunenud. Töö käigus tuleb ju välja, kes midagi paremini oskab. Kuna emmal on veterinaarharidus ja ta linnukasvatust õppinud ja sellel alal töötanud kauem kui mina, siis tema jagab lindude tervishoiu poolt ja söötmispoolt rohkem kui mina. Ja mina siis katsun tegeleda kõige muude asjadega, milleks temal aega ei jää või milleks mul tundub rohkem hakkamist olevat või tahtmist või võib-olla taipamist ja siis niimoodi me oleme need asjad jaganud. Kuidas te seda hinnataset praegu hindate, see muna hind, mis poes müüakse, et kas see rahuldab munatootjad? Ta munatootjad praegu rahuldab, jah. Eks ta tarbijal on ikka kallis, ilmselt võiks olla odavam, aga eks seda teed pidi, kuidas ta inimeseni jõuab, kaubandus ja hulgikaubandus ju kõik peavad ära elama, eks ju, ja see annab võib-olla lisaprotsendi, aga tootjal on praegu võimalik sellega ära elada ja investeerida uuematesse seadmetesse. Missugused tingimused siis on nendel kanadel praegu, et võrreldes varasematega? Neil on oluliselt rohkem ruumi kõndida puuris. Enne oli heal juhul ainult ümberpööramise ruum. Puurid on kõrgemad, seal on õrred, kuhu nad saavad ronida, pesakast, kus neist enamus käib munemas. Siis on siblimismatid, kus saab kraapida ja siis on isegi küüneviilid. See nimi kõlab natuke naljakalt, aga see on mõeldud kanade küüniste kulutamiseks. Ja seal nad tunnevad ennast võrreldes vanade puuridega ikka palju rahulikumalt.